Šveiki juhtumised Kiralihiidas. 91. polk kolis Litava äärde Kiralihiidasse. See oli juba ammugi teada, et meid Ungarisse saadetakse, ütles vabatahtlik teel Šveikile. Aga siia Budejovitsesse tulevad Ungari garnisonid ja siis toimub üks suur veresegamine. On olemas säärane teooria, et teisest rahvusest naiste vägistamine on parim vahend degeneratsiooni vastu. 30-aastase sõja ajal tegid seda rootslased ja hispaanlased, Napoleoni aegu prantslased ja nüüd jälle hakkavad Budejovitse kandis sedasama tegema madjarid. Kuid viimasel juhul ei ole tegemist toore vägistamisega, asjad arenevad iseenesestki, kujuneb lihtne vahetus, Tšehhi sõdur magab madjari tüdrukuga ja vaene Tšehhi tüdruk võtab enda juurde madjari honveedi. Sihuke vastamise baaritamine on üle pea üks huvitav asi, arvas Šveik. Prahas oli kelneriks keegi neeger Kristjan. Tema isa oli Abessiinia kuningas, kes näitas ennast Prahas ühes Štvanice tsirkuses. Temasse armus kõrvuni üks koolipreili, kes kirjutas laulukesi karjapoistest ja metsaojakestest ning avaldas neid laadas. Koolipreili läks neegriga võõraste majja ja tegi temaga hooratööd, nagu öeldakse pühakirjas, ja oli väga imestanud, kui talle sündis päris valge poisslaps. Nojah, aga 2 nädala pärast hakkas poiss pruuniks minema. Läks aina pruunimaks ja kuu aja pärast hakkas minema mustaks. Poole aasta pärast oli ta niisama must kui ta isa, Abessiinia kuningas. Koolipreili läks poisiga nahahaiguste kliinikusse, et poisil musta värvi maha saada, kuid seal öeldi talle, et poisil on ehtsa Mooramaa mehe must nahk seljas, sinna ei saa midagi parata. Koolipreili läks sellepärast peast segaseks ja hakkas ajakirjadele küsimusi saatma, et kas on olemas miskisugused abinõusid Mooramaa mehe musta naha vastu. Ta viidi Katržingasse, närvikliinikusse. Väike Mooramaa mees aga anti vaestilaste varjupaika, kus temaga sai igavest nalja. Pärastpoole õppis ta kelneriks ja tantsis öölokaalides. Nüüd sünnib temast suure eduga Tšehhi mulatte, kes ei ole enam nii mustad kui ta ise. Keegi arstiteaduse tudeng, kes käis ühtelugu karikas, seletas meile ükskord, et see värviasi polegi niisama lihtne. Siuke segavereline sünnitab jälle segaverelise ja seda on juba raske valgest inimesest eraldada. Järsku aga võib, kes teab, mitmendas põlves ilmuda jälle mustanahaline, see kujutage ette, missugune lament. Te võtate mõne tüdruku naiseks, ta lirva on täitsa valge, kuid sünnitab teile järsku mustanahalise. Ja kui ta käis veel 9 kuud tagasi ilma teieta varietees maadlust vaatamas, kus esines ka mõni neeger, siis ma arvan, et see paneb teid terake pead murdma. Kapral kuulas suure huviga. Siis teatas ta sügavamõtteliselt. Igasuguseid sõjalisi leiutisi on ikka praegu ülearu. Võtame näiteks gaasimaskid gaasiga mürgitamise jaoks. Tõmbad maski pähe ja oledki ära mürgitatud, nagu meile allohvitseride koolis õpetati. See on puha tühi hirmutamine, seletas Šveik vahele. Sõdur ei tohi midagi karta. Kui kukud lahingus peldikusse, siis pole muud kui laku ennast puhtaks ja mine võitli edasi. Mürgiste gaasidega aga oleme kõik kasarmus ära harjunud, kui sööme värsket sõdurileiba ja kruupidega hernesuppi. Nüüd aga on kuulda, et venelased olevat leiutanud ka midagi allohvitseride vastu. Mingi isevärki elektrivoolu, lisas vabatahtlik. Juhivad kiire allohvitseri kraele tärnide peale ja käibki pauk, sest tärnid on ju tselluloidist. See on jälle uus häda. Ehkki kapral oli juhm külamats, hakkas ta pea siiski viimaks jagama, et tema kuulul tehakse vist nalja. Nüüd võttis vabatahtlik jutujätku jälle enda kätte ja ütles kapralile, mida te õieti kujutate endast universumi kõrval? Kui mõelda ainult, et meile lähim kinnistäht on sellest ešelonist 275 000 korda kaugemal kui päike ja et tema parallaks moodustab ainult 1 sekundi.
kui te asuksite kinnist tähena maailmaruumis, oleksite kindlasti nii tühine, et teid ei võiks näha ka kõige tugevamate teleskoopide abil. Teie tühisuse jaoks ei ole maailmaruumis üldse mõistet. Poole aastaga teeksite te taevavõlvil nii tibatillukese kaare, aasta jooksul nii väikese ellipsi, et nii väikest arvu, kui nende väljendamiseks vaja, pole üldse olematski. Näete, kui tühine te olete. Teie parallaksi pole üldse võimalik välja mõõta. Aga Šveik ütles, kui teid, härra kapral, istuma pannakse ja kui teid tabavad kannatused, siis ärge heitke meelt. Ja kui nemad jäävad oma arvamise juurde, siis jääge ka teie oma juurde. Ma tundsin ühte söemeest, kedagi František Škuvari, kes sõja algul koos minuga riigi reetmise pärast Prahas politseivalitsuses istus. Kui sellelt mehelt ülekuulamisel küsiti, kas tal on midagi protokolli kohta öelda, vastas ta, jäägu nagu oli, eks midagi ikka olnud, ega kunagi pole olnud, et kuidagi polnud. Ja kui ta hiljem sõjakohtu alla anti, läks ta nende sõnadega vististi ka võlla alla. Nüüd heitis kapral vabatahtliku poole võidutseva pilgu ja asus kättmaksule. Üks ajalehe toimetaja jäi oma vabatahtliku paelast ilma just oma hariduse pärast, sest ta kirjutas ajalehtedesse, kuidas sõdureid piinatakse. Aga miks mitte piinata, kui siuke koolitatud inimene ei oska sul püssilokkugi lahti võtta, ehkki sa näitad talle mõni 10 korda ette. Kui sa talle vasak pool ütlesid, siis keeras ta oma molu nagu kiuste paremale ja üllitas sulle nagu vares otsa. Püssivõtete juures ei teadnud ta, millest kõigepealt kinni võtta, kas rihmast või padrunisalvest. Kui sa talle näitasid, kuidas käsi peab mööda rihma alla libisema, siis põrnitses ta sind nagu vasikas vastset väravat. Ta ei teadnud sedagi, kummal õlal tuleb püssi kanda. Au andis nagu ahv. Aga pöörded ja marssimine sammu õppimise juures, tule taevas appi. Kui tuli teha ümber pöörd, siis oli tal üks kama kõik kumma jala pealt. Läks muudku pläts, mõni 6 sammu edasi ja pööras siis nagu kass keksides ringi. Marssimise ajal tõstis jalga nagu podagra haige või kargas nagu mõni vanapiiga kirikupühal tantsu lüüa. Kapral sülitas. Ma andsin talle meelega hästi roostes püssi, et ta puhastamise ära õpiks. Hõõrus täist nagu isane koer emast. Oleks ta kas või 2 kilo takku juurde ostnud, ta poleks oma püssi ikkagi puhtaks saanud. Mida rohkem ta puhastas, seda hullemini rooste läks. Raporti ajal käis ta püss käest kätte ja kõik imestasid, kuidas võib üks püss nii roostes olla. Tema jaoks oli suur püha, kui ta kartsas või kasarmu arestis ei istunud.